Tere hommikust! Kell hakkab saama varsti juba 8. Olen veel millegipärast voodis, aga mõtlesin, et teen kiiresti ühe mõtiskluse. Ja tahan rääkida ühest teemast, mis on mind juba pikemat aega, mitu aastat vaevanud. See on mõtisklus töntsidest inimestest. Et millest ma siis räägin? Räägin sellest, et aeg-ajalt tuleb ette, et inimesega tuleb suhelda enne temaga kokku saamist. Või tuleb suhelda, et sa oled küll väga kokku saanud, aga väga põgusalt, umbes tere, kuidas läheb. Ja siis see pikem suhtlus on temaga ikkagi kuidagi kas meilitsi või mingi, ütleme virtuaalsel tasandil. Ja on ka inimesi, kellega suhtled mõlemal tasandil, suhteliselt pooleks, eks ju, et meilitsi ja tavatasandil. Ja mis siis hämmastab, igal juhul, kui see virtuaalne suhtlus on paigas, on hämmastanud see, et see kehane suhtlus, see näost suhtlus on kuidagi teistsuguse inimesega, kuidagi lollima inimesega, kuidagi töntsima inimesega. No üks põhjus on see, et inimestel ongi erinevad suhtlusviisid, mõnel on lihtsam, mõnel on raskem. Minul kogu elu on lihtsam näiteks meili saata või kirja saata, kui kellega telefoni teel vestelda või üldse rääkida. Ja see on ka üks põhjus, miks ma neid mõtisklusi teen, et oma rääkimise oskust parandada, mis on mul väga vilets enda arvates. Aga see lõhe, mis mul on ikkagi, ma suhteliselt ikkagi väike, ma olen ikkagi suhteliselt, ma arvan, sama inimene. See lõhe, millest mina räägin, on selline mustav auk, mustav koristik. Et mul on ikka liiga palju olnud, et kui inimene kirjutab mulle praktiliselt ma ei tea, aristokraat meile, et mul on täiesti ingliskeelses suhtluses mõnikord on olnud sellise meile, sinu tunne, kirjutaks kuni perekonna liige sulle, fantastiline grammatika ja mida kõike. Ja siis saad kokku inimesega, see on umbes mingi, ma ei tea, turul elav kodutu alkohoolik. Täpselt selline vahe. Ja ma ei tea. Et mis see põhjus on? Põhjus on see, et inimesed kasutavad abivahendeid, millest neil jõud üle ei käi. Et ütleme, mina esimene asi, kui ma ostan arvuti või mobiili, ma ütlen isegi selle spelleri välja, et mitte mingit spellerit ei ole. Mida ma teen, on sama, mida ma tegin enne interneti, mõnikord võtan sõnamatust mõnda sõna, seda ka väga harva tegelikult. Mida ma teen, kui ma midagi tõlgin, muidugi ma konsulteerin, mida ütlevad tõlkeprogrammidega, nemad on minu orjad, eks ju, ma ei kirjuta seda, mida nemad panevad, eks ju, copy-paste või kirjutan seda ümber, mida nemad annavad, et ma lihtsalt vaatan tõlkelahendeid. Eriti tegelikult meeldib mulle ka see Glospe, mis kogub kokku erinevatest kohtadest, erinevat tõlkidest, see ei olegi isegi mingi tõlkija, see on lihtsalt selline variantide, sünonüümide õppimiseks, eks ju. Aga mina kontrollin kogu seda süsteemi. Mina teen selle otsuse, nemad ei kontrolli mind, et ma ei kasuta materjali, mis käib üle minu mõistuse, mitte kunagi. Ja see, millest ma räägin, on see, et inimesed kasutavad materjali, mis käib üle nende mõistuse. Ja siis seda tehes nad esitlevad kedagi teist, keegi, kes ei ole nemad. Ja see on õudne, sest sa tegelikult ei suhtle kellega sellisel juhul. Sa suhtled mingisuguse, ma ei tea, poolrobotiga või mingisuguse isiku, keda pole tegelikult olemas. Ja ainuke lahend sellest välja tulla on kehaline suhtlus. Ja sa pead hakkama inimestega kogu aeg kokku saama ja kehaliselt suhtlema. Ja teine on see, et sa kohtud selliste eetiliste inimestega, kes lubavad käsi piiblile või mingil muul pühakirjal. Et ise, kui nad on virtuaaltasandil, nad jäävad iseendaks. Nad jäävad iseendaks, nad ei esitle kedagi teist. Aga virtuaaltasand peab olema ettevaatlik, sellepärast, et peab olema väga ettevaatlik, sellepärast, et sa tõepoolest kohtud isikutega, keda tegelikult võib-olla ei ole olemas. Ja see šokk päris inimesele niimoodi kohtuda saab olla väga-väga suur. Sellisel juhul. Nii et tegelikult inimesed, kes esitlevad ennast kellegi teisena, nad võtavad tegelikult mingisuguse, käituvad tegelikult väga lollilt selles mõttes, et mingil hetkel nad teavad, et nad peavad selle teisega kokku saama. Eeldatavalt peavad, eks ju. Ja siis saavad ju aru, et sellel hetkel kogu see kaardimaja kukub kokku. Või ei saa. Või on nii lollid, et isegi sellest ei saa aru. See on väga huvitav. Miks inimesed esitavad ennast kellegi teisele? Miks inimesed lasevad enda robotitel ennast valitseda? Ja muidugi sellest on tekkinud ka mingi muu asi, et kuna mingi noorem selline seltskond peale kasvanud, kes ei suudagi, ütleme, pikalt iseseisvalt ennast väljendada, eriti kirjalikult, isegi et ilma abivahenditeta. Ja kui keegi teine suudab, ütleme, keegi teine läheb mingi internetifoorumisse, kirjutab seal 3 lauset, 3 pikka mõtestatud lauset, siis väga tihti tuleb mingisugune, mingi emootikon, mingi nägu ja siis tuleb mingi süüdistus lühivormis, et see isik on
kasutanud tehisintellekti või midagi sellist, jah. See muidugi ei vasta tõele, aga nende jaoks on arusaamatu, et keegi saab nendest 3 lauset kirjutada. Või süüdistatakse inimest lihtsalt lobisemises või mingis halvas asjas, sest nende jaoks jällegi see maailm nagu kukub kokku. Et see on selline huvitav, jah. Et see on jah, et jah, lahend on suhtlus kehadega. Aga suhtlus kehadega tähendab seda, et kui inimesed nagu on robotitest väga sõltuvad, siis see keha läheb ainult töntsimaks ja siis ei ole sellist meelekirkust või sellist asja. Et tegelikult on huvitav, et kui sa kohtud kellega nagu kehasel tasandil ja ta on nagu, tal ei ole ühtegi abivahendit, ta on ikka selline tugeva sellise helge loomusega ja mõte jookseb. See võib olla väga-väga põnev ja huvitav kogemus. Ja. Nii et jah, abivahendid, ma ütlen, kõik abivahendid võivad inimesel olla, ega midagi selles halba ei ole, aga küsimus see, kes neid kontrollib, kas abivahend kontrollib mind või mina kontrollin abivahendit ja nii kaua, kui mina kontrollin abivahendit, ma ei näe väga suurt probleemi millestki, sest mina oma mõistusega lihtsalt kiirendan midagi ja oma mõistusega otsustan teema ära. Aga niipea kui abivahend hakkab ütlema mulle, mida mina pean rääkima ja mina tegelikult olengi see abivahend ja siis, kui ma saan inimesega kokku, põhimõtteliselt see, et kui ma kellega kokku saades, kas ma iseseisvalt ilma abivahendita suudan sama asja produtseerida. Ja kui ma suudan, siis ei ole probleemi abivahendis. Kui ei suuda, siis on väga suur probleem. Et see oli siis mõtisklus hommikune töntsidest inimestest, et jah, et ma puterdan siin ja ajan mingit segast kohati suust välja, aga teil on teadmine, et see, mida ma suust välja ajan, see on ikkagi kõik ehtne. Et selles ma ei kasuta mingit abivahendit ja ma laen sellega niimoodi üles internetti. Nii et tänud kuulamast ja ilusat päeva kõigile!